Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Tere tulemast meie tehnilise juhendi juurde, kus selgitame, kuidas desaktiveerida TB410 seadme puutetundlik ekraan. Oluline on märkida, et see protsess võib olla vajalik, kui puutetundlik ekraan ei tööta korralikult või kui soovite vältida juhuslikke puutepunkte. Järgige allolevaid samme, et edukalt läbida see protsess. Ettevalmistus. Enne alustamist veenduge, et teie seadmel on piisavalt akutoidet ning vajalikud tööriistad on käepärast. Teil võivad olla vajalikud järgmised tööriistad: kruvikeeraja, pintsetid ja antistaatiline randmepael. Seadme väljalülitamine. Enne seadme avamist lülitage see täielikult välja. Hoidke all toitenuppu, kuni seade sulgub. Tagakaane eemaldamine. Kasutage sobivat kruvikeerajat, et eemaldada seadme tagakaane kruvid. Olge ettevaatlik ja asetage kruvid turvalisse kohta, et nad ei kaoks. Ühenduste leidmine. Pärast tagakaane eemaldamist leidke puutetundliku ekraani ühendused emaplaadil. Need on tavaliselt tähistatud. Veenduge, et olete valmis ühendusi hoolikalt käsitsema, et neid mitte kahjustada. Puutetundliku ekraani ühenduse eemaldamine. Kasutage pintsette, et ettevaatlikult eemaldada puutetundliku ekraani ühendus. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada emaplaati. Testimine. Kui olete ühenduse eemaldanud, lülitage seade uuesti sisse. Kontrollige, kas puutetundlik ekraan ei reageeri ja kõik muud funktsioonid töötavad korralikult. Tagakaane paigaldamine. Kui olete veendunud, et puutetundlik ekraan on edukalt desaktiveeritud, asetage tagakaan tagasi ja kinnitage kruvid. Testige seadet. Veenduge, et kõik seadme funktsioonid töötavad ja kontrollige, et puutetundlik ekraan ei reageeri enam. Kui teil on probleeme või vajate abi, pakume tasuta diagnostikat. Meie professionaalsed tehnikud saavad tulla teie koduuksele, et aidata seadme probleemide lahendamisel. Samuti pakume hinnapakkumist enne remonti, et te teaksite täpselt, millised on järgmised sammud. Loodame, et see juhend aitas teil TB410 seadme puutetundliku ekraani desaktiveerida. Kui teil on küsimusi, jätke meile kommentaar. Aitame teid hea meelega. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.